Mhm. Tänase tunni teema on eksponentfunktsioon ja eksponentvõrrand. Me proovime kõik seda mahutada siia sisse ja alguses juba tuntud funktsioonid, tundub teile jaoks. Me joonistame paar graafikut ja proovime need uurida ja vaatame kõik asjad, mis tegelikult oli selle kursuse esimeses osas. Ja liigume vaikselt edasi. Eksponentfunktsiooniks nimetatakse funktsioon kujul y võrdub a astmel x ehk siin on argument on astendajas ehk see tundmatu sõltuv muutuja on astmes. Sellised funktsioonid me veel ei ole võtnud teiega. Meil olid lineaarfunktsioonid ja ruutfunktsioonid, aga sellised, kus x on astmes, sellised veel ei olnud. Siin on piirangud ka, et a ei saa olla negatiivne ja a ei saa olla 1. Ja eksponentfunktsiooni üks variatsioon ka selline, et siin on ka korrutatud veel konstantarvuga mingit seega. Näiteks funktsioon, mis on eksponentfunktsioon, see on näiteks 3 astmel x või 4 korda 5 astmel x miinus 1. See on ka eksponentfunktsioon. Ja mis ei ole eksponentfunktsioon, see on näiteks 5, x astmel 5. See ei ole eksponent. See on astmefunktsioon, see on teine asi. Täna me vaatame ainult need, mis on eksponentfunktsioonid. Ja järgmine samm, kohe proovime ühe funktsiooni, sellist funktsiooni graafiku joonistada. Kuidas me joonistame graafikut? Funktsioon, see on sõltuvus, kus sõltuv muutuja sõltub sõltumatust muutujast. X on alati sõltumatu, see tähendab, et me võtame seda peast. Ja Y on sõltuv, me juba selle Y väärtus arvutame. Ja graafik me joonistame punktide kaudu, ehk meil on vaja mõned punktid. Ja kui selle funktsiooni graafik on kõverjoon, ei piisa meil 2 punkti, meil peab olema natukene rohkem. Tavaliselt me tegime teiega niimoodi, et me koostasime tabeli. Võib-olla nii palju lahtri meil pole vaja, kus üleval on x-i väärtused ja all on y väärtused. Ja x-id me võtame peast. X võib olla suvaline arv, ükskõik milline. Ma võtan mõned negatiivsed. Näiteks ma võtan -2, -1, ma võtan ka 0, 1 võtan ja 2 võtan, no ja isegi 3 võin proovida. Et vaatan, millised y väärtused ma leian. Kui liiga suured ei mahu siia, siis ma lihtsalt need ei pane. Hakkame nüüd arvutama. Y võrdub 2 astmel -2. Kui ma võtan x-i asemel esimene väärtus -2, panen siia, ma proovin nüüd y arvutada. Saab kalkulaatoriga, saab ka kasutada astme omadused, et see miinus, mis on astmes, see pöörab see alus ümber, et selle kahe asemel tekib üks kahendik, mis on juba astmel 2. Ja meie jaoks see tähendab, et see on 1/4 või 0,25, aga te võite kalkulaatoriga seda arvutada ka. Ma kirjutan siia selle y väärtus selle x-i jaoks. Nüüd, kui -1, ma mõned niimoodi kirjutan, aga ma kõik ei kirjuta. Pööran ümber ehk 0,5. Kui x on 0, siis me teame, et on selline omadus, et kõik arvud astmel 0 on 1. 2 astmel 1 on 2. 2 astmel 2 on 4 ja 2 astmel 3 on 8. Nüüd meil on
6 punkti ja kõik need 6 me paneme koordinaathellistiku peale. See on esimene punkt, see on teine punkt, 3., 4., 5. ja 6. Esimene. No ma võtan mingi teine värv. -2 on x. -2 on siin ja 0,25. 0,25 on päris nulli lähedal. See punkt asub siin. -1 ja 0,5, eks see on täpselt siin. Sest et üks ruut on üks ühik, nagu on näha. 0 ja 1 siin. 1, 2, 2, 4, 3 ja 8. Nüüd ma ühendan need punktid. Ma tean, et see joon on sile. Nurgasid siin pole. Ja ma kaarega joonistan sellist joont. See on siis funktsiooni y võrdub 2 astmel x graafik. Seda graafiku me pärast natukene hiljem siin uurime ka, et leiame kõik vajalikud asjad, mis seal küsitud. Aga nüüd on meil järgmine ülesanne. Andke märku, kui ma liiga kiiresti liigun. Ma võin ka natukene aeglaselt. Te võite ka küsida vahepeal, kui on soov. Nüüd on selline funktsioon y võrdub 1 kahendik astmel x. Samamoodi teeme graafiku. Me koostame tabeli. Me võtame samasugused punktid. Mitte punktid, aga x-i väärtused samasugused. -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y väärtus. No esimene arvutan, kui mul on 1 kahendik astmel -2. See miinus, mis on astmes, see pöörab see 1 kahendik ümber. See on 2 astmel 2 ehk 4. Samamoodi toimub siis, kui on aste -1, ainult ma ei võta ruudus, see jääb 2 astmel 1 jääb, siis see on 2. Iga arv astmel 0 on 1. Kui astendaja on 1, siis jääb 1 kahendik ehk 0,5. Kui astendaja on 2, siis see on 0,5 ruudus on 0,25. No võt siin 3-ga tuleb liiga väike arv, võtame -3. Võtame selline. Ja -3-ga tuleb 8. Paneme need numbrid või punktid. -3 ja 8 on siin. -2 ja 4. -1 ja 2. 1 või 0 ja 1. 1 ja 0,5 ja 2 ja 0,25. Väga sarnane joon, aga teistpidi pööratud. Tegelikult see joon ei puuduta x-telje. See väga lähedal siin, aga ei puuduta. Mu lihtsalt niimoodi läks. Ma võib-olla isegi kustutan. Vot selline joon on siin. Nüüd ma näitan need graafikud, mis ma tegin programmis, mitte käsitsi. Oi, mul on üks tühi siin. Vot. See on see teine graafik. See on siis y võrdub 1 kahendik astmel
X, aga tehtud programmis. Kuidagi ma natuke võtan seda, et on näha need X-id. Oot nii. Mis ülesanne meil on siin? Me uurime selle funktsiooni graafiku järgi. Mis tähendab funktsiooni uurimine? See tähendab, et me leiame kõik vajalikud asjad. Millised asjad on vajalikud? Siin on meil pandud. Mis see tähendab? Kes mäletab? Need nimetused. Ma kardan, et mul siin ei mahu, kui ma hakkan kirjutama, mis see tähendab. See on funktsiooni määramispiirkond. Kas on vaja seda kirjutada ka? Et see on määramispiirkond? No okei, ma kirjutan. Määramispiirkond. Mis see tähendab määramispiirkond? Määramispiirkond on kõik võimalikud X-i väärtused. Kui meil X-i, no X me võtame peast. Kui meil ei ole mingisugused piirangud, et võt just selle väärtust me ei saa võtta, siis X-i jaoks piirangud pole ja määramispiirkond on kõik reaalarvud ehk määramispiirkond võrdub R. Teine variant te võite kirjutada, et miinus lõpmatusest lõpmatuseni. Kui niimoodi on arusaadavam, siis miks mitte. See on ka väga õige. See on siis määramispiirkond. Järgmine piirkond, mis siin on pandud, see on muutumispiirkond. Muutumispiirkond ja sama asi, aga mitte X-i jaoks, Y-i jaoks. Ja seda me võime ainult graafiku järgi vaadata, et millised Y-i väärtused siin on lubatud. Ja te näete, et siin all graafiku ei ole. See tähendab, et Y-i kõik väärtused on positiivsed alates nullist ja see null ei ole kaasa arvatud, kuna graafik ei lõika X-telg. Ta on väga-väga lähedal, et silmaga me isegi seda ei näe, et ta ei lõika. Tundub, et nagu lõikab. Aga kui seda suurendada kõik nagu luubiga vaadata, siis on näha, et seal nagu lõikamist ei ole. Muutumispiirkond siis nullist ümmargune sulg kuni lõpmatuseni. Y-telje suhtes tähendab seda ja seda. 0 kohad. Kohad, kus graafik lõikab X-telg. Nagu ma juba rääkisin siin, ei ole meil sellist kohti, kuna graafik ei lõika X-telg. Kui kohad sellised puuduvad, siis me kirjutame tühi hulk ehk ühtegi väärtust siin hulgas pole. Positiivsuspiirkond. Ma kirjutan, et see on 0 kohad. Järgmine piirkond on positiivsuspiirkond. Ja järgmine on negatiivsuspiirkond. Ülejäänud me kirjutame hiljem. 0 kohad. Positiivsuspiirkond. Mis see tähendab? See on graafiku osa, mis asub X-telje ülespool. Terve meie graafik on X-telje ülespool ehk
Kui vaadata x-teli suhtes, see on siis miinus lõpmatusest kuni lõpmatuseni. Negatiivsuspiirkond sel juhul puudub, kuna siin all ei ole mitte midagi, ei ole graafikut. Järgmine vahemik on kasvamisvahemik. Kasvamisvahemik ja eelviimane on siis kahanemisvahemik. Ja ekstreemumkohad on viimane. Kasvamisvahemik. See on graafiku järgi, kui me vaatame vasakult paremale, siis graafiku osa, mis tõuseb. Ja kahanemisvahemik on, kui me vasakult paremale vaatame graafiku, siis see osa, mis langeb. See graafik ei tõuse. Ta ainult langeb. See tähendab, et kasvamisvahemik puudub. Aga kahanemisvahemik vastupidi on olemas ja see on siis miinus lõpmatusest lõpmatuseni ehk terve see graafik kahaneb. Ekstreemumkohad. Ekstreemumkohad on sellised kohad, kus muutub suund ehk funktsioon näiteks kasvas ja pärast hakkas peale seda punkti kahanema. Vot selline punkt on ekstreemumkoht. Selle punkti x-koordinaat. Ja kui vastupidi toimub ka, siis on ka ekstreemumkoht. Et kui ta näiteks kahanes graafik ja pärast peale seda punkti hakkab kasvama, siis ka tekib selline ekstreemumkoht. Siin sellist asja ei toimunud, ta ainult kahaneb. Seda muutmist ei toimu. See tähendab, et ekstreemumkohad siin puuduvad ka. See protsess, mis me teiega praegu tegime, nimetatakse funktsiooni uurimine graafiku järgi. Et on vaja leida kõik need asjad, mis on siin nimekirjas. Me proovime veel kord. Ja nüüd on meil see graafik, mis me alguses joonistasime, et see on y võrdub 2 astmel x. Proovige leida samad asjad. Kas ma annan natukene aega? Tahate ise proovida või teeme koos? Võib ka kirjutada oma arvamus. Minu poolest võib koos teha. Okei, no teeme koos ja tõesti. Määramispiirkond. Jällegi, meil ei ole siin sellist x-i väärtust, mis me ei saa võtta ja arvutada y. Ükskõik, mis arv me x-i asemel paneme, me saame arvutada y. See võiks olla koomaga, see võiks olla positiivne, negatiivne ja nii edasi. Ehk määramispiirkond on siin kõik reaalarvud. Muutumispiirkond. No siin on sama lugu, et meil negatiivsed y-id puuduvad ehk nullist lõpmatuseni. Nullkohad. Nullkohad siin puuduvad, kuna ei lõika graafik x-telg. Positiivsuspiirkond. Terve meie graafik on üleval ehk miinus lõpmatusest lõpmatuseni on positiivsuspiirkond ja siis negatiivsuspiirkond puudub. Kus funktsioon kasvab? Me vaatame vasakult paremale ja kui tõuseb, siis kasvab. Terve graafik tõuseb.
ehk miinus lõpmatusest lõpmatuseni. Ja ta ei kahane, siis on tühi hulk siin. No ja ekstreemumkohad ka puuduvad, kuna ei toimu siin vahetust. Funktsioon kasvab pärast kahaneb või kahaneb pärast kasvab. Ta ainult kasvab ja kasvab. Ehk ekstreemumkohad on siin ka tühi hulk. Vot sellised siis funktsioonid ja ütlen teile, et väga kõik eksponentfunktsioonid, kui võtta näiteks y võrdub 5 astmel x, siis tema kõik need omadused, graafiku omadused on väga-väga sarnased ehk samad põhimõtteliselt. Ta näeb välja natukene teistmoodi see graafik, aga mitte väga. Et see graafik on umbes sama ja kui näiteks võtta 1/5, siis see graafik näeb välja nagu meie eelmine. Ehk kui alus on 0-st 1-ni, siis graafik langeb, kahaneb ja kui alus see 5, see tähendab, alus on siin 2 või 5, siis kui see on suurem kui 1, siis see graafik kasvab. Et omadused on sarnased, te võite erinevad graafikud joonistada kodulehel desmos.com. Seal on graafikakalkulaator, väga lihtsasti saab sisestada andmed ja vaadata, kuidas graafik on paikneb, et kuidas see on joonistatud, ei pea ise kogu aeg joonistama. Et kui on tarvis, siis te võite kasutada seda süsteemi. Järgmine osa, mis on natukene raskem kui see eelmine, eksponentvõrrand. Ja eksponentvõrrand on selline võrrand, kus tundmatu on astmes. Näiteks, millised võrrandid me teiega juba oskame lahendada? Näiteks, kui on 2x plus 4 võrdub 5x miinus 7. Mis võrrand see on? See on lineaarvõrrand. Kui x on ruudus näiteks, see on juba ruutvõrrand. Põhimõtteliselt me oskame ainult need kaks liiki lahendama. Ja nüüd tekib meil uus liik, eksponentvõrrand. Eksponentvõrrand on selline, kus tundmatu on astmes. Ehk näiteks 2x plus 7 võrdub 5 astmel x. See on eksponentvõrrand. Proovime ühte lahendada. Tegelikult on kaks meetodit, kuidas lahendada eksponentvõrrandit. Ma mõlemad täna seletan. Ülesanne 1, lahendage võrrand. Ja esimene punkt. 2 astmel x võrdub 4. See on väga-väga lihtne eksponentvõrrand. Meetod on selline, et me võime proovida teha ühel pool ja teisel pool sama alus. Ja me seda teeme ainult astendamisega. Ehk kui vasakul pool on praegu alus 2, siis me võime proovida 4-st astendamisega teha ka alus 2. Ehk 4-st me teeme 2 astmel 2. Sest et me teame, et 4 see on 2 ruudus. 2 astmel x võrdub 2 astmel 2. Nüüd, kui ma näen, et mul on alus 2 siin ja alus 2 siin, siis tegelikult me võime need alused enam mitte kirjutada,
me kirjutame, et need astmed on võrdsed, sest et muud variandid pole, et siin on võrdusmärk ainult siis, kui astmed on võrdsed. See kehtib ainult sel juhul, kui alused on samad. Ehk siin on 2 ja siin on 2. Vastus siin x võrdub 2. Proovime teine. No natukene raskem nüüd. Ühel pool on alus 9, teisel pool on 3. Kui seisab lihtsalt 3, siis me võime kirjutada, et see on 3 astmel 1, kui vajadus on. Kui vajadust ei ole, siis võt mitte kirjutada. Okei, ühel pool on 3, teisel pool on 9. Kõige lihtsam 9-st teha 3, sest et 3 ruudus on 9. 9 asemel paneme 3 ruudus. Ja mis toimub 2-ga ja x-iga siin? Me peame need korrutama omavahel. Nüüd, kui alused on samad, siis astmed on ka samad. 2x võrdub 1, jagame 2-ga, see on juba lineaarvõrrand, x võrdub 0,5. Ja teine. Kolmas. Neli astmel x pluss 7 võrdub 1 neljandik. Ühel pool on 4, teisel pool 1 neljandik. Meil on 2 varianti. Kas me teeme igal pool 1 neljandik aluseks või siis teeme 4 ja 4 ühel ja teisel pool. Mina arvan, et me teeme vasak paremal pool 4. Kuidas ühest neljandikust astmega teha 4? Nagu juba eelmises, kui me joonistasime graafikut, siis me seda omadust kasutasime, et kui me lisame aste -1, siis see pöörab meie arv ümber. Nüüd on alused samad. Ehk astmed on ka võrdsed. On lineaarvõrrand, x võrdub -8. Edasi. Kaks tükki veel. See, mis on vasakul. 4, olgu see on 4 siis. Ja see on siis 5. 4. Ühel pool on 5 aluseks, teisel pool on 625. Kuidas teha 625-st 5? Astendamisega muidugi. Meil ei ole muud variandid. Me ei jaga siin, me ei korruta. Me ei liida ja ei lahuta. Me proovime teha astmes. 625, see on 5 astmel 4. Te võite kalkulaatoriga seda proovida. Ehk saab asendada. Mis nüüd?
astmed võrdsed, kuna alused on võrdsed. Ja me jagame kõik 2-ga. X võrdub 2 on vastus. Mõelge natukene 5. peale, paar minutit ja siis teeme koos. No äkki teil juba tekkisid mõned mõtted siin? 1 kahendik ühel pool, 4 on teisel pool. Mul nagu kõige rohkem meeldib variant, et me teeme 2 ja 2 igal pool. See on ka võimalus. Me võime vasakul teha 4 või paremal teha 2 või 1 kahendik. Aga see on natukene raskem, ma arvan. Proovime 2 ja 2 teha. Kui vasakul pool on 1 kahendik, siis 2 me teeme sellega, et me lisame aste -1. Ja 4, nagu me juba proovisime, see on 2 ruudus. Ma korrutan läbi vasakul astmed. Ja kui alused on võrdsed, siis astmed on ka võrdsed. Lineaarvõrrand. X võrdub 1. Ehk alguses meil on ruutvõrrand või eksponentvõrrand ja pärast lineaar. Võib juhtuda, et ruutvõrrand lõpus. Aga algus on alati selline, et eksponentvõrrand ja esimene meetod, mis me täna kasutame, need kokku on 2 ainult, et esimene meetod on selline, et sama alus teeme vasakul ja paremal. Liigume edasi. Nüüd tahan rääkida ka ühest erilisest arvust ja see on arv E. Seda nimetatakse ka Euleri arvuks, kuna üks Šveitsi matemaatik Leonhard Euler hakkas seda kasutama või ta leidis, et see arv on eriline. Miks ta on eriline? Kõrgmatemaatikas kasutatakse ja kui me võtame edasi logaritmi, siis te näete, et seal on väga suur seos selle arvuga E. Praegu on natukene raske seda seost näidata ja kitsas matemaatikas me väga palju asju ei võta, et lõpuni te vist ei saa aru, miks seda üldse vaja, aga lihtsalt võtke nii nagu on, et selline arv on olemas. See loogika, selle arvu loogika on sarnane arvuga pi, et pi on ka selline eriline arv, et kui kalkulaatoris näiteks vaadata, siis te leiate seal nupp pi ja nupp E kindlasti ka. Ja E väärtus on 2,7, no ise näete, et siin on palju numbri. Tavaliselt võetakse 2,7 liigi kaudu, kui vaja liigi kaudu väärtust võtta. Ja see arv on tegelikult, saab esitada sellise summana. Kas te mäletate, mis see märk tähendab? Matemaatikas. See oli meie esimeses kursuses või
teises kursuses, tõenäosusteooria kursuses. Selle nimi on faktoriaal. Ja 1 faktoriaal tähendab, et me korrutame 1, 2 faktoriaal tähendab, et me korrutame 2 ja 1, 3 faktoriaal tähendab, et see on 3 korda 2 korda 1 ja nii edasi. Ja niimoodi lõpmatuseni, kui korrutada või kui liita kokku need murrud, siis on võimalik saada sellist arvu. Miks ma seda eraldi mainisin? Sest et õpikus ja internetis te võite väga palju ülesandeid leida, kus on eksponentvõrrandid ja alusel on arv e, siis te lihtsalt peate teadma, et see on selline eriline arv. Proovige mitte võtta 2,77 selle asemel, et jätame e. Proovime need ka lahendada. Siin on 6. Lahendame sellist võrrandit. Siin ma näitan, et siin on alus e juba olemas ja siin on alus e juba olemas. See tähendab, et me nagu tõmbame need maha ja võtame, et astmed on võrdsed. X-i jaoks see tähendab, X-i jaoks see tähendab, et me jagame 0,2-ga. X võrdub miinus 20. See on kõik. 7. E astmel 2x ühel pool ja 1 jagatud e-ga astmel miinus 2 teisel pool. Proovime teha e paremal pool ka. Vasak pool on sama. Aga siin me lisame aste miinus 1 ja pöörame 1 jagatud e-ga ümber. Ja kui alused nüüd samad, siis astmed on ka samad. 2x võrdub 2 ehk x võrdub 1. Ehk e-ga, kui on arvuga e eksponentvõrrand, siis reegel on ikka täpselt sama. Et on vaja teha sama alus ja lahendada. Et ärge kartke, kui te näete, et e arvu asemel, siis e on tegelikult ka arv ja sellega saab töötada. Nüüd on mõned, mis on natukene raskemad ülesanded. No, proovime seda teha ka. See on meie jaoks 8. No, sama alus proovime teha. 7 on ühel pool, 1 49 teisel pool. Ma arvan, et paremal pool saame teha 7 küll. Kõigepealt pöörame ümber. Korrutame läbi. Aga meil ei ole veel 7 paremal. Me peame veel 7 tegema ja 49 on 7 ruudus. Ehk asendame.
Nüüd on alused samad. Astmed siis ka omavahel võrdsed. X võrdub 5. Järgmine leht. Vasakul pool on alus 5/3, paremal pool on 3/5. Me võime teha üks. Kas vasakul 3/5 või paremal 5/3. Kuidas me seda teeme? Me võtame astme -1 ja see pöörab see alus ümber. No, teeme seda näiteks vasakul. Kui ma kirjutan 5/3 asemel 3/5, siis tekib aste -1. Parem pool on sama. Korrutan läbi vasakul. Nüüd alused on samad ja astmed siis ka. Lineaarvõrrand. X võrdub 1. Kui teil vahepeal küsimusi, võite kirjutada, öelda. Meil on juba järgmine. See on siis, mis number? See oli 8, see oli 9 ja see oli siis juba 10. Ühel pool alus on 11, teisel pool on 1. Me teame, et selline omadus on olemas, ma kirjutasin ka, et iga arv astmel 0 annab 1. Ehk selle 1 asemel me võime kirjutada ükskõik mis arv astmel 0. Me valime arv 11 ja kirjutame, et see on astmel 0. Siis meil tekivad samad alused ühel pool ja teisel pool. Alused samad, astmed võrdsed. See on ruutvõrrand. A on 1, B on -6, C on 9. D võrdub -6 roodus, -4 korda 1 korda 9. 36 -36, D võrdub 0. X1.
6 pluss miinus ruutjuur 0 jagatud 2 korda 1 on 3. No ja teine on ka siin 3, sellepärast et pluss miinus 0 ei muuda midagi. X võrdub 3. Järgmine ülesanne. 11 ja siin ma näitan teist meetodit. Kuidas lahendada? Me ei saa siin kasutada sama. Põhimõtteliselt siin saame. Siin veel saame. Pärast veel lisan ülesanded, kus saame teine meetod. Siin saab 2 meetodiga lahendada. Mina võin 5 astmel X teisele poole viia. Ühel pool on alus 5, teisel pool on 25. 25 teeme 5 ruudus. Kaks X võrdub X. X võrdub 0. Ma nüüd kirjutan teile ühte, mis ma tahan, et te proovite alguses ise. Ma lisan veel ülesanded. Ma võtan ühte. Proovige ise, alustage ise, et meetod on selline, nagu me tegime. Ma veel lisan praegu ülesanded ja näitan veel teist meetodit. Kuidas läheb? Kas tekkisid mõned mõtted? Kohe teeme koos.
Mina pakun, et me teeme siin neeli vasakul. Kõigepealt ma pööran ümber 16, tekib aste -1. Nüüd 16 ma teen 4 ruudus. Ehk tekib aste -2. -1 asemel. Siin aste on 1, ma võin seda lisada. Ma avan sulud nii, et ma korrutan läbi astmed. Ja siis -2x + 2 võrdub 1. Ja see on lineaarvõrrand. X on 0,5. Proovis ise teha ja sai vastuse, kas klappis või ei jõudnud. See teema ei ole lihtne. Siin on vaja nagu teada astme omadused ja on vaja ka pealt teada, et 16 on 4 ruudus näiteks. Päris palju asju. Lineaarruutvõrrandit ka lahendada. Okei, me edasi liigume, muidu me ei jõua. Viimane meetod. See on number 13. Siin on sama ülesanne, et on vaja lahendada eksponentvõrrand, aga selle meetodiga, mis me kasutasime enne, see ei saa teha. Siin kasutada saab teist meetodit, asendusmeetodit. Mina võtan seda 3 astmel x ja asendan seda näiteks tähega t või a või k. Vahet ei ole. Mingi uue tähega. Kuidas ma siis asendan 3 astmel 2x? 3 astmel 2x, see on sama nagu 3 astmel x ja kõik on ruudus. Ehk see on t ruudus. Kasutan nüüd t-täht, t ruudus miinus 10 korda t või 10t lihtsalt pluss 9 võrdub 0. Mis võrrand see on? See on ruutvõrrand. Lahendame ruutvõrrandi. Läks mul natukene ekraan. A on 1, B miinus 10 ja C on 9. Diskriminant D miinus 10 ruudus miinus 4 korda 1 korda 9 saada miinus 36, see on 64. D1 on 10 pluss ruudjuur 64 jagatud 2 korda 1. On 9 ja T2. 10 miinus 8 jagatud 2 on 1. Aga see ei ole kõik, kuna meie ülesanne ikka leida x-i, mitte t-d. Me tuleme tagasi siia ja t asemel paneme 9.
ja pärast arvutame x-i, kui t asemel me paneme 1. Meil on 2 t-d leidnud. No esimene. 9 see on 3 ruudus. Nüüd me kasutame see esimest meetodit, mis me õppisime täna. X on 2 ja siin võib teisel pool kirjutada, et see on 3 astmel 0. X võrdub 0. Meil on 2 lahendit. X on 0 ja X on 2. Järgmine. Ja me kasutame sama meetod, asendusmeetod. Me võtame kasutusele uus täht. Oli meil T, nüüd olgu on A. 4 astmel X on A. Ja 16 astmel X, see on 4 ruudus ja veel astmel X. Võib ka kirjutada, et see on 4 astmel X ja kõik on ruudus. Ehk see on A ruud. A ruudus pluss A võrdub 6. Kuna see on ruutvõrrand, siis ruutvõrrandi lahendus käiks selline, et kõik peab olema vasakul pool. Kus on siis ruutvõrrand? A on 1, B on 1, C on -6. Diskriminaat on siis 1 ruudus -4 korda 1 korda -6. 65. A1. -1 pluss ruudjuur 25 jagatud 2 korda 1. See on 2 ja A2 ja see on -3. Tuleme tagasi X-i. Proovime leida X-i. 4 astmel X võrdub 2 ja 4 astmel X võrdub -3. See, kus -3 meile ei sobi. Ei sobi sellepärast, et ei ole võimalik võtta 4 astmel mingil astmel nii, et see annab negatiivse tulemuse. Ehk me ei saa lihtsalt, ei ole võimalik, et me saame -3. Ei sobi. Aga esimesega, selle 2-ga me võime küll proovida teha. Neljast ma tegin 2 ruudus. Ja X võrdub 0,5. See on meie ainukene vahend siin. No ja viimane ülesanne täna.
See on ka asendus. Ja 2 astmel x, olgu see on k. Kuidas me asendame siis 2 astmel x plus 1? Meil on selline omadus, et kui siin on summa, siis me tegelikult võime kirjutada seda niipidi. Et see summa astmes muutub korrutiseks. Aga mitte astmes juba korrutiseks, jah? Ehk see on k korda 2. 2k. Asendame 2k pluss k võrdub 24. Kolm k võrdub 24. Jagame 3-ga. K võrdub, siin ei olnud ruutvõrrandi, jah, siin on lineaar. Lõpus on 8. Võtame asendus tagasi. K, see on tegelikult 2 astmel x. Ehk paneme, et 2 astmel x võrdub 8. Kaks astmel x võrdub 2 astmel 3. Ja x võrdub 3. Ja ongi meie vastus. Aga kui see 2x plus 1 on nüüd 2x miinus 1, mismoodi siis tuleks lahendus? See on jagatis. Siis see on umbes nii. Meil on aega, et me võime veel ühte teha. Jaksate? Ikka jah. Ma kohe lisan. Juurde. Kuidas meetodid, mis on raskem meetod, kas see esimene või teine? Selles mõttes, et mis ülesannet te praegu tahate, kas selle teise meetodi harjutada või esimese? Mis see meetod asendusvõttega? Asendus on nagu teine meetod ja rohkem me meetodit ei võtta, meil on ainult kaks. See on raskem, jah. Jah. Nii säkki. Number see oli. Võtame selle miinusega näiteks, mis see tahtsid. Keeruline. Võrdub 15. Proovime selle asendusega teha. No 3 astmel x me asendame
no A-tähega, mul rohkem ei tule teisi tähti meelde, mis võiks veel kasutada. Ja siis 3 astmel x miinus 2, see on tegelikult 3 astmel x jagatud 3 astmel 2. Mulle meeldib rohkem jagatist teha murdjoone abil. Ehk selle jagatise sümboli asemel ma kasutan murdjoon. Ja siin on siis A jagatud 9. Ma teen asendus nüüd. Mis võrrand see on? Mis tüüpi võrrand see on? Kes teab? Ja, lineaar või? Lineaar, jah, see on lineaarvõrrand. Kui A on nimetajas all selle 9 asemel, siis oleks murd. Aga praegu see on lineaar. Tegelikult murdvõrrandid meil olid 10. klassis ka, aga need me eriti ei kasuta, kui lahendame mingid muud asjad, jah. Murdvõrandid kitsas matemaatikas nagu eraldi ülesanne, jah. Aga kui juba eksponent võrrand, siis siin ei tule lõpus murd. Sellised ma ei ole näinud veel. Eksamil kindlasti. Kuidas me seda lahendame? Mina pakun, et me võime 9-st lahti saada niimoodi, et me korrutame kõik 9-ga. Kui ma see murd korrutan 9-ga, siis see ma korrutan 9-ga, see A, ja 15 ka korrutame 9-ga. Miks ma seda korrutasin? Et taandada 9-d. Siis ilma murruta edasi jääb meil. Ehk 135. Ühel pool on siin, ma peast võtsin seda numbrit siis nagu, jah. Võib-olla ei ole ilusad numbrid lõpus, aga ikka saab lahendada. Me jagame miinus 8-ga. Kas tuleb ilus? No päris normaalne tegelikult. See asendus pärast ei tule. Olgu, ei see tuleb ikka. Või ei tule? Oot, vaatame. Kas negatiivne vastus saime, jah? Ikka sellised peast võtta raske, et lõpuni viia. Aga meetod ikka töötab sama. Nüüd meil on vaja x-i leida. Ehk ma 3 astmel x panen, et see on miinus 16,775. Aga me juba rääkisime sellest, et kui me astendame mingi arvu, mis on positiivne, siis ei ole võimalik, et me saame negatiivne tulemus. Ehk see lahend siia ei sobi. Ja kuna muud lahendid ei ole, siis lahendid puuduvad.